Tulenevalt oma eelmise õppuse stsenaariumist ja selle tulemusest katsun teile seekord selgitada oma nägemust, kuidas on võimalik tekitada läbipääs tõkkesse, näiteks kaeviku või ka hoone ründamiseks. Kasutan selleks mulle käepäraseid vahendeid ehk arvutisimulatsiooni. Maastikul olles saab samat asja väga ilusti ka näitlikustada kas siis paberil, magnettahvlil või rock-drilliga, ehk siis kasutades kive, padruneid ja muid kättesaadavaid vahendeid. Tegemist on 8-mehelise jaoga, kelle ülesanne on läbida okastraadist tõke ning tekitada kaevikus roheline koridor ehk turvaala, selleks, et alustada kaevikute hõivamist. Jagu jääb takistusega paralleelselt ahelikku, vajadusel alustab tuletegevust. Jaoülem või jaoülema abi tuvastab umbkaudse läbipääsu rajamise koha ning teavitab sellest ründegrupi ülemat. Kattegrupp heidab välja suitsugranaadid ning tekitab läbipääsu lähedusse suitsukatte. See annab ründegrupile võimaluse liikuda takistuseni. Võimalusel tuleks kasutada üks põlv maas põhimõtet ehk kõik ei liigu korraga. Takistuseni jõudes saab ründegrupp alustada läbipääsu rajamist, kas siis lõiketangidega, lõhkeainega, kaasa võetud plaadiga, mida saab visata okastraadi peale ja tekitada nii-öelda silla. Kogu tegevus peab olema julgestatud nii ründegrupi enda kui ka kattegrupi poolt. Vajadusel saab ründegrupp tekitada täiendava suitsuekraani. Kui läbipääs rajatud, tuleks see märgistada või siis anda kattegrupile visuaalne signaal, et läbipääs on rajatud ning selle asukoht. Siinkohal on võimalus, et ründegrupp muutub läbipääsu juures kattegrupiks, alustab tuletegevust ning tagapool olev grupp liigub neist läbi ja ründab kaevikusse. Kuna aga takistuse juures on suure tõenäosusega lage ala ning vastasel silmad peal, tuleks ründegrupp liigutada võimalikult kiiresti varjesse või siis rünnata kaevikut. Olenevalt kaeviku kaugusest tuleks valida liikumisviis. Antud juhul rullib ründegrupp ennast kaevikusse selliselt, et kõige kaugem mees jookseb esimeseks ning ründab kaevikuni välja, samal ajal kui teised katavad ja rullivad ennast järele. Kaevikusse sisenemisel kasutada agressiivset tuld ja ründegranaate. Seejärel saab alustada kaeviku puhastamist, eesmärgiga tekitada roheline koridor, kuhu on võimalik üksuseid juurde tuua. Võimalusel tuleks jätta kaeviku sissepääsu juurde link-up, kes siis annab tagant tulenevatele üksustele signaali, et kaevikusse võib liikuda ja kes julgestab green zone'i. Juurde tulevad üksused rullivad või siis rallivad ennast kaevikusse ning seejärel saab juba kaevikute puhastamisega edeneda. Ideaalne oleks antud manöövrit sooritada rühmakoosseisus, kus siis näiteks 2 jagu on mõlemal küljel katteks ning 1 jagu saab eemaldada takistuse.